legendaarne plagu. Kuressaare Pori on peal siin. Teisipäeval pandi proovile Nõmme Kalju kontoriruum, kui klubi president Kuno Tehva ning värske noorsootööjuht Kristen Viikmäe üritasid kokku võltida hiiglaslikku bännerit. Tegemist oli fännide poolt esimese meistritiitli puhul loodud plaguga, mille Kalju poolehoidjad nüüd klubile loovutasid. Bänneri ajalugu on olnud lühike, aga see kirev. Esimest korda rulliti see lahti Kuressaares, kus Kalju kindlustas oma unistuste meistritiitli. Lisaks Eesti meediaväljaannetele jõudis pilt fännide loomingust isegi UEFA.com lehele. Hiljem see küll eemaldati, kuna muulgas oli pildil näha pürotehnikat. Teist korda ilmutas Taies end võõrsil mängul Flora vastu. Mängu järgselt tuli Flora poolehoidjate poolt korralik pahameele tulv, kuna pantrid otsustasid bänneri 16 signaalraketi saatel lahti rullida vahetult peale vastaste väravat, röövides sellega igasuguse tähelepanu roheliste juubeldustelt. Kolmas ja ühtlasi ka viimane kord, kui tähenduslik bänner publiku ees lahti rulliti, oli päeval, mil Nõmme Kalju ametlikult Eesti meistriks krooniti. Tammeka mängule järgnenud tähistamisel oli aukohal ka valge-puna kirjaga hiigelplagu, kinnistades end kümnete fotoaparaatide ning videokaamerate saatel klubi ajalukku. Tegemist ei ole järjekordse siiditrükitehasest välja paisatud kiirproduktiga, vaid 100% käsitööga. Nagu ikka, materialiseeriti idee viimasel hetkel ehk Kuressaare mängule eelneval päeval. Et asi ikka korralik saaks, kaasasid pantrid protsessi spetsialistid. 6-meetrise dressikanga aitas ära traageldada õmbleja Silja Vesialli ning tähed kandis riidele koos pantrite Stenni ning Mürgliga kunstnik Lauri Lichtenhavel. Kuno Tehval oli värske kingituse üle hea meel. See plagu sümboliseerib meie jaoks esimest meistritiitlit ja fännide sellist väga tõsist pingutust. Ma arvan, et see võtab kokku 5 aastat Kalju kui jalgpalliklubi ja mängijate pingutustest ja fännide toetusest, nii et ma usun, et sellel on tõsine väärtus ja just see ehe, õige porine bänner oli väga tähtis, et ta vahepeal nagu hakkas ära kaduma kuskile ja siis me ikka otsime põhjalt, et see leitaks üles, nii et on väga hea meel, et ta siin nüüd olemas ja me plaanime avada siia Kalju mängudemajja muuseumi nii-öelda siis väljapaneku, kuhu siis see plagu tuleb kindlasti üles panna.